Kaunis ja hubane kodu asub Haldja teel, Harjumaal, Saku vallas, Tänassilma külas. Aga tähelepanu, lähimad olulised sõlmpunktid on vaid kiviviske kaugusel. Tegelikult juba siit paar maja edasi algab Sauevald ja Laagri alevik. Ja kogu elu siin toimubki tegelikult Laagris. Et lasteaiad on siin samas, bussipeatused, kool on teisel pool Pärnu maanteed, poed, Selver, tanklad ja rongipeatus ka ju on siin 10-15 minutisese jalutuskäigu kaugusel, et põhimõtteliselt me oleme Laagris. Kinnisvaramaakler Valmar Neola pälvis äsja City24 aastatähe tiitli ja on igati õige mees meile seda imelist kodu tutvustama. Ringkäiku alustab ta teiselt korruselt, kus asub muu hulgas suur masterbedroom koos vägeva walk-in garderoobiga. Et algselt tegelikult siin ei olnud üldse tuba, et see oli 3 magamistoaga maja ja see siin oli tegelikult maja välissein ja siin oli suur terrass siis. Aga kuna majas on nagu hoo olemas, siis omanikud mõtlesid, et see terrass on nagu veits nagu ulijast ja selle asemel tegid siia suure magamistoa ja see magamistuba on üle 20 ruudu, nii et põhimõtteliselt see on nagu väike ühetoaline korter siin majas, et hästi mõnus selles suhtes. Mis minule veel silma jääb, ongi see, et sa kõigepealt ütlesid, et see terrass kaotati nii-öelda ära, aga tegelikult on mitte täielikult. Siin on see ikkagi olemas, et kui ma tahan minna terrassile, et mul mees toob näiteks mulle hommiku kohvi voodisse ja ilus päike paistab, siis ma tegelikult saan ju siia kohe minna ja tõepoolest see mõnus hoov. Ja samas, mis veel minule isiklikult väga meeldib, on see, et see voodi jääb nurga taha ja ma tean isiklikult seda, kui sulle hommikul hakkab päike silma paistma ja sa tegelikult ju tahaks magada, aga suvel läheb nii ruttu valgeks, siis minul on küll siin praegu nii ubane, et ma läheks kohe siia, et ma saaks, siis ma viskaks siia voodisse pikali ja siin on mõnus pehme ka, nii et igal juhul minu oled juba ära võlunud. Aga ma tahaks seda garderoobi ka veel vaadata, et äkki näitab mulle seda ka. Nii, ja siin on siis see suur garderoobkapp, kus on esiteks mõnusad eredad tuled, et siin on piisavalt valgust, mida kindlasti naisterahvad kindlasti hindavad. Ja need on automaatsed, nii et tuled sisse, need lähevad põlema, sellele, kui sa siin toimetad, kõik on valge, lähed ära ja need kustuvad pärast ise. Vaatasingi, et sa tegid mingit trikki praegu, sellepärast sa tulid sealt eest ja äkki nipsust läksid tuled põlema, ma kohe vaatasin, et kust. Aga tõepoolest see automaatne tuli siin laes on väga geniaalne idee ja see, et siin on ka valgust piisavalt, et kui ma tahangi panna oma peeglikese siia võib-olla enda asju, et hommikul ennast korda siin teha, seal on samas selline pikk peegel ja see ei pea tuhnama kuskil selles mõttes kapis, vaid sa jalutad kappi sisse. See on väga suur pluss. Maja teisele korrusele jääb aga veel lisaks 3 tuba, mida uus pererahvas saab oma äranägemise järgi kohandada. 2 neist asuvad hommiku päikese suunas. Ja siin on ilus vaade ka kogu ümbruskonnale. Jaa, just. Et vaatad aknast välja, vaatad, kas naabrid on juba ärganud, kas sõbrad on juba oma rattad välja otsinud ja saadki juba õue minna nendega hullama. Ja muide sõpru on siin väga palju, sest siin on hästi palju lastega peresid, nii et ideaalne koht lastega peredel siia tulla. Oluline nende tubade juures on ka see, et värvi valik jäeti neutraalseks. Isegi see tuba, mis praegu on nagu tüdrukutuba, kui neid seinu vaadata, siis siia võib kohe poiss sisse kolida näiteks või teha sellest kodukontor või et selles suhtes on nagu siin hästi läbi omanike poolt kõik mõeldud. Jaa, et see tõepoolest saad ära vahetada näiteks lihtsalt rulood, panna siia mingit teist värvi ja inimesed, kes arvastavad Skandinaavia stiili näiteks, siis miks mitte, eks ju, et eemaldad ära ja saad teha täiesti sellise valge ja halliga kombineeruva. Valmar toob aga välja ka ühe olulise detaili, mis peaks lapse vanematele sobima. Muide, üks asi, mis mulle selle teise korruse juures veel meeldib nende tubade asetuse puhul, on see, et need 3 väiksemat tuba on siinpool maja kõrvuti ja siis vanemate tuba on teise pool. Et siin on selline väikene puhver vahel, et siis vanemad saavad ka veits privaatsust. Et minu arust see on ka ikka väike asi, mis on hästi läbi mõeldud. Loomulikult on teisel korrusel ka WC ning pesuruum, kusjuures suure vanniga. Mis mulle siin meeldib,
et siin on hästi neutraalsed plaadid valitud, et tihti sa näed nagu seda, et mingi ajastul on mingi värv või kombinatsioon on olnud hästi populaarne, aga siis 5 või 10 aastat hiljem nagu sa näed, et see on ajast ja arust, aga see siin on niisugune disain, mis peab nagu 10 aasta pärast me tuleme tagasi ja ta on ikka kihvt nagu. See mulle meeldib siin. Jaa, see on nagu läbi selle maja selline läbivioon nii-öelda ja mulle ka väga meeldib see, et sa saad erinevate detailidega aktsenti luua, samas selline üldfoon on rahulik ja mõnus. Nüüd on aga aeg esimese korruse avastamiseks ja see toob veelgi enam ägedaid pärleid. Alustades suurest elutoast, mis jätab ruumi nii tantsimiseks kui ka mööbli nihutamiseks vastavalt tujule ja vajadustele. See elutuba toob täiega välja seda, kui palju on nagu need omanikud mõelnud selle sisekujunduse peale, et kui maitsekalt see on tehtud nagu kõik need valgustid ja see põrand, isegi need kardinad, kusjuures nendes kardinadega on ka hea story, et omanikud mõtlesid, et neil oli kindel visioon, mida nad tahtsid siia panna ja nad Eestist lihtsalt ei leidnud seda ja ainus koht, kus nad leidsid midagi, mis nagu neile sobis, oli Inglismaa ja need nöörkardinad on spetsiaalselt Inglismaad siia tellitud. Nii, neid ma tahan kohe katsuda ja tõepoolest ongi täitsa kohe ongi nöör, jah? Ja nad on selles suhtes efektiivsed, et nad ikkagi kaitsevad selle terava päikese eest ka, kuigi siin seda teravat päikest ei ole, sest siin terrassil on niisugune mõnus vari. Aga nad loovad ka samas ka niisugust atmosfääri, et... Ja samas ikkagi eestlasele kombeks tahaks natuke, et oleks varjatud. Midagi oleks sees. Midagi oleks sees. Et see annab piisavalt valgust läbi ja samas ka varjutab ära, mis siin sees toimub. Suure elutoa soe süda on kindlasti see kamin, mis muuhulgas pakub lisaks silmailule ka ventilatsiooniavade kaudu lisakütte võimalust. Silmailu ja mõnusat kosutust pakub aga ka terrass, mis viib otse elutoast avarasse aeda. Terrassid ja suvi ja grillimine ja väljas aja veetmine on nagu super ja siin on see veel eriti mõnus. Esiteks sul on see vari siin ja kuna see päike liigub nüüd siit üle pea sinnapoole, et siis ongi, et kui sa tahad perega korraks selle kuuma päike sealt varju tulla ja siin istuda ja einestada, siis see võimalus on nagu ideaalselt nagu olemas. Ja samas on siin nii suur hoog, kui ma praegu vaatan, see on küll praegu lumega kaetud, aga kui juhuslikult ei saja ja sa tahad olla päikse käes, siis kohe siit on võimalik suunduda ka päikse kätte. Omaette vaatamisväärsus on aga ka köök. Esimene asi, mis selle köögi puhul silma hakkab, mulle hakkas esimene kord oli see, et siin on seda avaruste tööpinda nagu mega palju, et mega mõnus ja kui stiilipuhas ta on. Ja siis esimene asi, mida ma veel märkasin, oli see, mida tavalistel köökidel ei ole, on need ülemised kapid, mis lähevad laeni välja. Jaa, ma panin ka kohe tähele, et see läheb nagu laeni ja mina naisterahvana omast käest jällegi tean, ma siin muudkui rõhutan, aga et tõepoolest neid ülemisi pindasid on väga raske puhastada. Need on suured tolmukogujad. Ja nagu minu mees ütleks mulle, et ma tahaks siia majja kolida siis kohe. Juba nagu köögipindasid vaadata üle, ei ole midagi korist, sest see on väga suur jällegi pluss selle maja juures kindlasti. Lisaks leiab köögist mitmeid huvitavaid lahendusi. No minu arust see integreeritud kohvimasin on juba üliäge sellepärast, et see kohviarmastus ja teine asi see, et jätab töötasapinna puhtaks, sest tavaliselt on sul ju mingi eraldi kohvimasin siin kuskil. Nii ja siin? Vau! Isa pani paiga ruum. Siin on valgus. Ja üks asi on siin veel. Nii, veel midagi. Ja, see integreeritud külmkapp. Siin külmkapis ei ole sügav külmikud, see on ainult jahekapp, nii et sul on hästi suur kapp, hästi palju mahutab. Aga muidugi siis su esimene küsimus on, et kus siis sügavkülmatud asju hoida. Suur sügavkülmakapp on aga paigutatud esiku kõrval asuvasse panipaika, kuhu saab lisaks mahutada oma soovi järgi palju muudki vajalikku. Hetkel ta on nagu sisustamata, aga siia võib panna riiuleid, mis iganes. Ja samas miks mitte veel mõni lisakülmik, kui see soov on, eks ja võib-olla oled väga suur korilane, käid siin marjul ja miks mitte, ruumi siin on tõepoolest ja ideaalne ka ära peita tõesti need kõik muud koduvahendid. Üks tuba on aga veel vaatamata. Sinna pääseb elutoast ja kuigi esmapilgul ei ütleks, siis see on pesemisega seotud.
et hetkel ta on kasutusel siukse ülivinge kontoriruumina. Ma tahaks kohe seda tooli proovida. Tundub nagu mõnus. Nii, sina räägi. Et siin on 2 töökohta praegu. Siit saab minna otse terrassile. Ja mis teine asi on see, et jällegi nagu kogu ülejäänud majas hästi stiilipuhas. Aga siin ruumis on üks väike aga ka. Nii. Et minust paremat kätt on siin üks uks ja siit uksest saab tegelikult otse sauna. Nimelt tuleb välja, et tuba oligi algselt mõeldud sauna eesruumina, kuid kujundati praegusele ajale kohaselt ümber kodukontoriks. Et siis praegune lahendus on ikkagi ülipraktiline, aga samas ei takista mitte kuidagi sauna kasutust. Ei no, aga miks mitte hommikul paned juba sauna kütte, sul tulevad koosolekud ja ütled, et ma just tulin leilist, ärge pange tähele natukene on igimull otsa ees ja istud kohe arvuti taha, väike koosolek, hommikumanti võib-olla tõmbad peale, et ma lähen teen väikse leili jälle ja juba sa tormad, eks ju. Maja siseruumidele on sellega ring peale tehtud. Jäävad veel vaid mõned vaatamised õues. Nii leiab maja tagant katlaruumi, kus krõbistab tänastele kõrgetele energiahindadele igati sobiv vastane. Pelletikatel. Ehk siis neile, kes ei tea, et on siuksed väiksed puidust graanulid, võtta ja vaadata. Aha, nii. Et kusjuures mulle lemmikloomapuuris on samasugused. Nii et nendega saab siis maja soojaks kütta, jah? Just. Ja mina naisterahvana saan kakkama, et kallan siia sisse. Jah, et vajadusel, just. Mees on kodust ära. Kallan siia ja rohkem peagi nagu midagi tegema. Ja, ma loodan, et ikkagi mees nii kauaks kodust ära ei lähe, et see tühjaks saab. Katlamaja kõrval asub aga panipaik, kus saab hoida nii äsja nähtud pelleteid kui ka muud kodus vaja minevat. Mina isikkult paneks veel siia siukse väikse töölaua ka, kus oleks mu tööriistad ja nokitsemise asjad, et jälle siukene mitmeti kasutatav ruum. Meestele eriti, kes tahavad nokitseda, saad naise juures korraks ära minna ja lastele, kes tahavad rattaid hoida ka. Et kui kool on nii lähedal ja sul on võimalik ise sinna minna, siis kindlasti kiirendab seda olukorda eriti kevadel, kui on mõnus soe juba. Saab rattaga minna, aga samas sa ei pea seda hoidma ikkagi toas. Vot selline kaunis ja praktiline kodu on praegu müügis. City24 portaalist leiate selle vaevata üles. Maakler Valmari sõnul saate kaua peale kaasa ka suurepärase naabruskonna. Üks esimese asju, mida omanikud mulle rääkisid, kui ma siin käisin, oli see, et kui toredad naabrid siin on. Ja ma olen siin piirkonnas ka varem müünud ja ka need eelmised omanikud rääkisid siin samas lähedal, et siin on kõik saavad omavahel hästi läbi, kõik tervitavad üksteist, käivad läbi. Et siin teises majas, kus juures oligi, et omanik rääkis, et kui ta õhtul grilli tegi perega, siis pool küla tuli kokku ja oli neil õhtuks seal suur grillipidu käimas.